Tere ka minu poolt. Tundub, et investeerimisfestivalil on alati olnud komme kutsuda siia edukaid meelelahutajaid, edukaid sportlaseid. Aga vaadates minule ette antud pealkirja, siis te saite küll luuseri. Aga ma võtan sellest parima, et räägin siis natukene võib-olla taustast, et kes ma olen. Mulle hästi meeldib elus teha asju tükkideks, vaadata samamoodi oma elu, mida ma teen rollidena. Et siin on siis näha, ma olen isa 2 toredale tütrele, abikaasa istub ka siin saalis, imetore abikaasa. Koera me kaasa ei võtnud, ta oleksin väga mudaseks saanud, juba nägin ühte sarnast koera. Siis jalgrattad ei puudu minu elust ka täna 2,5 aastat peale suure spordi lõppu. Hommikust õhtuni tegelikult tegelen ratastega, vaatan rattapilte, täiesti inimestele Instagramist ei kujuta ette, minu feedis on põhimõtteliselt jalgrattad. Ja seal olen siis kollasi pildi peal päriselt hands-on, seal olen ma siis selles rollis, kes on väike ettevõtja, et 2 rattapoodi, üks siis Tallinnas Telliskivis, teine Pärnus. Ja seal oma heade mehaanikute abil siis üritan esimest korda elus 2 vasaku käega jalgratast kokku panna ja tegelikult õnnestus. Et niimoodi ma ennast vaatan, et täna samuti ei tahaks ennast ühegi ametiga defineerida, et lääne ühiskond defineerib inimest alati läbi ameti. Mul oleks raske öelda, et ma olen nüüd see, et eelkõige siis ikkagi pereisa, abikaasa. Eile saunas istusime, siis juhuslikult oli olukord, kus meil oli 4 inimest kõrvuti ja siis tuli välja, et kõik olid ametlikult töötud, aga kõigil oli jube palju tegemist. Kes ehitas startupi, kes tuli just töölt ära, mõtles, mida teha. Et ma olen täpselt samamoodi kuskil seal vahel ja siis lisaks enesearengu huvides käin koolis, aga ma sellest räägin siis natukene hiljem, et miks ja mida ma seal õpin. Et ma spordist tahaks hullult rääkida. Tour de France käib, esimene nädal hakkab läbi saama, pühapäev, megamagus päev, täna on täielik maasikas kindlasti. Rasked etapid siin alles tulevad, aga juba on põnev, mis siis, et samad kahtlusalused võidavad iga päev, ikka on põnev. Kes on vaadanud Netflixi viimasel paaril aastal, Tour de France on kindlasti populaarsem kui kunagi varem tänu sellele, et jõuab suurtele platvormidele. Aga kõik need mehed seal pildil on tegelikult tavalised töötajad, nad lähevad hommikul välja, oleks mul tänaval treeningplaanis 4 tundi sõitu, siis ma oleks selle vihmaga sõitnud. Et ma arvan, see on üks paralleel, mida ma hiljem olen ka näinud, et ma alateadlikult kasutan investeerimises, on järjepidevus. Et kui on treeningplaan, siis hea sportlane mõtleb loomulikult natukene kaasa, aga ta üldiselt täidab selle 100% ära. Vaja muudatusi teha, tehakse muudatused. Mina olin täpselt see sama sõdur, kui mul tuli treeningplaan, siis minu jaoks oli see käsk midagi teha. Ma täitsin selle nii hästi ära, kui ma oskasin. Väga palju tollel hetkel ma kaasa ei mõelnud. Mulle tundus, et see planeerimine on treenerite rida. Las nemad teevad, miks mul on üks või teine harjutus, miks mul on puhkepäev seal, kus ta on. Ei olnud minu asi teada või teha. Minu asi oli lihtsalt treening ära teha ja võistlustel võistelda. Et selles mõttes üks ühine joon absoluutselt järjepidevalt iga ilmaga tuleb oma asi ära teha. Et võtsin, see oli nüüd 3-4 aastat tagasi, nägin, et karjääri lõpuni on vähe jäänud. Kuidas üldse sportlase karjäär välja näeb? Kas see läheb lineaarselt niimoodi vaikselt kogu aeg ülesse? Väga harva, kui läheb. Eriti, kui me hakkame profispordist rääkima, kus on lepingud, kus on rahad, siis tegelikult üldiselt spordist, mida mina tean ja tunnen rattaspordist, seal väga suured rahad nagunii ei liigu, aga siiski profisportlased üldjuhul elavad ära, aga see aastate võrdluses see sissetulek jaotub väga ebavõrdselt, et alguses ikkagi sportlane teeb endale nime, ta on noor sportlane, suuri lepinguid ta kindlasti veel ei saa, alati on erandeid, et me tegelikult 4, 5, 6 aastat töötame ennast ülesse
Ja kui siis pakutakse häid lepinguid, siis need sõltuvalt karjääri pikkusest, kui palju on õnne, kestavad 5-6 aastat, see tähendab meie jaoks üldiselt 2 või 3 lepingut on 2, heal juhul 3-aastased. Nüüd tehakse natuke pikemaid, minu ajal oli mul kõige pikem 3 aastat lepingut, et see ei ole väga pikk aeg, aga siiski 3 aastat on parem kui 1, et selline ettenähtavus on täiesti olemas. Investeerimisega oli mul täpselt sama lugu. 3-4 aastat tagasi, karjääri lõpus, hakkasin vaatama, et ma pean hakkama tõsiselt mõtlema, et see karjääri lõpus jällegi need lepingud üldjuhul kipuvad ära kukkuma, et kui siin 45-ni sõita, mida ka vahest tehakse, siis see on tegelikult lihtsalt keha kiusamine ja äraelamine, et mina seda teha ei tahtnud. Ja siis ma hakkasin lihtsalt iga kuu lolli järjekindlusega panema summa X investeerimisse. Üldiselt ma investeerin, räägin pärast lähemalt portfelli sisust, kas siis aktsiatesse, üksikaktsiatesse või kinnisvarasse. Et siis seda järjepidevuse momenti ma tõenäoliselt ikkagi kõige rohkem rakendasingi aktsiatesse, et iga kuu kindel summa, 3 aastat järjest ja käis ikka väga mitu korda võdin läbi, et miks ma seda teen, miks ma panen ja ma arvan, et see oli üks parimaid otsuseid, sest ma ei kasutanud seda raha mitte kuskil mujal, ma teadsin, et see summa on broneeritud iga kuu, panin ära. Täna on see seal kenasti olemas ja iga kuu mul samasi summas enam pole kahjuks võtta, et juurde panna, aga vähemalt see vundament sai loodud. Ja minu selline kreedo on üldsegi nii spordis, investeerimises, elus, et ma ei ole suur riskija. Võib-olla see seletab ka selle tegelikult tänase esitluse pealkirja, et ma sõitsin profina 900 pluss miinus võidusõitu ja ma võitsin nendest alla 1%. Et kui meil on poksija, kes 1% oma matšidest võidab, siis see poksija ei väga kaua karjääri ei tee. Aga ometigi minu alal oli see võimalik, see ei olnud loomulikult taotluseks, ma oleks tahtnud rohkem võita, aga mul olid teised rollid. Aga siiski 900 sõitu, 9 võitu, see teine oleks väga ilus. Räägib seda, et ma mängisin alati kindla peale, et ma teadsin oma võimekust, et esimesed aastad profina ikkagi loodad, et äkki mus on see midagi, mis viib sind päris tippu, aga peale 2-3 aastat ma nägin selle reaalsuse ära, et teised olid alati natukene paremad. Nad olid natuke paremad füüsiliselt, nad olid natuke näljasemad, nad võtsid rohkem riski. Siis ma otsustasin, et ma leian selle niši abilise rollis ja hakkan mängima kindla peale. Minu eesmärk on aidata klubiliider kindlalt heale kohale, võidule ja saada endale iga aasta hiljemalt mai-juunikuuks leping, et ma ei peaks siin septembris virelema ja mõtlema, et mis nüüd saab, et see õnnestus ideaalselt ja ma arvan, et see oli valitud taktika, väike risk, ikka on, võidusõidus on väga palju riske, aga ma oleks saanud suuremate riskidega näiteks panustades üksikutele võidusõitudele, treenides täpselt nendeks päevadeks, võib-olla küsides suuremat vastutust tiimilt, oleks õnnestunud rohkem ka särada, aga jällegi neid riske, mingid ületreeningud, võtad jällegi laskumistel natukene vähem pidurit, et need riskid oleks jällegi tõusnud. Mõni risk realiseerus ka, nii elus kui investeerimises. Et siin on 3 ilusat logo, vasak on paremal all on minu küünarliiges, Hagen Bikes, äkki keegi mäletab, võib-olla mõnel on kodus isegi. Igatahes mul üks on, põhimõtteliselt minu seiklus Hagen Bikesis siis lõppes sellega, et ma sisuliselt korjasin endale mälestuseks prügikastist ühe katki läinud ratta, viisin oma poe töökotta ja tegime ta sõidukorda, et siis kui keegi kunagi tahab, võib-olla läheb Eesti rattamuuseumisse, et ega tal muud väärtust väga ei ole. Hagen Bikesis olin siis üks algseid investoreid, enne veel, kui isegi oli plaan avalikku raha kaasata. Lõpuks isegi istusin nõukogus. Hagen väga pikka sõitu ei teinud ja see oli nagunii. Täna olles rattaäris olnud juba 8 aastat, paralleelselt loomulikult samal ajal, kui Hagenit tegime.
siis see oligi väga raske aeg ja ma arvan, et ega Hagenil see sõit oleks ilmselt nagunii otsa saanud, vaadates järgmist 2,5 aastat, mis järgnesid. Siis selliseid Kia Picantosid aitasin Aafrikasse osta. Võib-olla mõni teist tegi seda veel. Et jällegi, üle paari auto ma vist ikkagi ise ära neil ei ostnud, aga midagi läks sinna. Ja ma ei süüdista selles mitte kedagi, et need riskid oleksin ma pidanud ise ära kaaluma. Tegelikult kaalusin ka, sest see osakaal kogu portfellist, mis sinna läks, oli mõni protsent ja tõesti mõni, ma ei liialda siin. Et igal juhul õppetund, risk, mis realiseerus. Võtsin selle tükiks ajaks kaasa ja idudesse nüüd nii otse investeeringuid ei ole teinud, et need sisuliselt 2 tükki tulid ja läksid. Kolmas pilt on minust siis Aiglapoodis. Olin oma elu parimat sõitu tegemas Giro d'Italia 2017, et seal top 10, 6. ja 7. koha piiri peal. Kõik arvasid, et nädal jäänud, et siit tuleb, aga tuli hoopis midagi muud. Ja mind ma ei taha kedagi selle pildiga hirmutada, see tundub hullem, kui see päriselt oli, aga see oli minu kõige suurem hirm, mis kunagi juhtuda võib, kui ma olin võidusõitja. Et mis juhtub siis, kui ma näiteks ei saa ennast liigutada mõnda aega, ja siis mul ongi 2 kätt oli kaelas, umbes 2 nädalat olin ma suhteliselt võimetu oma kätega ükskõik mida tegema. Ja kui see olukord käes oli, siis ma sain aru, et tegelikult mitte midagi ei juhtu. Ma taastun sellest ära, elu läheb edasi. Et see oli lihtsalt üks episood. See hiljem tuli murdeoperatsioone. Ma olen täna siin, kõik on terve, toimib, ma liigun ja see oli lihtsalt üks asi, mis elus juhtub, aga see ei defineeri mind täna, homme. See oli lihtsalt üks asi seal teekonnal. Kas ilma selleta ma oleksin selle Giro 6. koha või veel parem välja sõitnud, ma ei tea. Aga asjad juhtuvad ja loomoraal, ma ei taha nendesse negatiivsetesse asjadesse kinni jääda. Kõigiga on halvasti läinud, on investeeringu halvasti läinud, tööras halvasti öeldud, koolis võib-olla ei olnud kõige mõnusam. Aga ma ise mõtlen, et tuleb alati vaadata seda asja, mis nurga taga on ja alati on paremaid veel tulemas, nii et mul oli sealt veel tegelikult 5 aastat karjääri. See sama sõit, järgmine aasta. Tegin oma ühe korralikuma Tour de France'i, lõpetasime kenasti peaaegu terve tiimiga Champs-Élyseel. See tunne, seda on raske kirjeldada, mõnikord see tunne on, mõnikord ei ole. Üks aasta me võitsime Tour de France'i Nibaliga, mul ei olnud mitte mingit tunnet. Mõtlesin, et teeme pildi ära, lähme bussi kiiresti lennukile koju, sest te oled lihtsalt nii väsinud peale 3,5 nädalat, et sa ei suuda enam mõelda, mis korda on saadetud või kas see oli isiklikus plaanis midagi suurt ja ägedat, mis tegelikult on. Aga lihtsalt väsinud keha teeb trikke mõistusega ja täpselt nii juhtub teinekord, kui oled väga väsinud, et ei tundu midagi olulist, mis tegelikult tehtud on. Ja need suurimad hirmud ongi sportlase peas, et ma mõtlesin, et kui mul kunagi juhtub, et 2 kätt on katki, siis on küll elu lõpp, mitte midagi ei juhtunud. Mõtlesin iga võidusõit, ma nägin öösel, et järgmine päev on küljetuul ja ma olen see esimene mees, kes maha jääb ja siis ma olen seal autode vahel ja ma õpetan ajalimiidis. Ma sõitsin lõpuks 17 suurtuuri ja ma arvan, et ma umbes 200 korda öösel mõtlesin, et nii juhtub homme ja seda ei juhtu mitte kunagi. Mitte kunagi. Aga mis on vahepeal juhtunud, et siis kindlasti, ma küsisin siin varem lava peal olnute käest, et ma küsisin 2 asja, kas laval on väga hirmus, ütlesid, ei ole. Valetasid. Siis ma küsisin seda, et mida inimesed tahavad teada, mis sul on. Võtsin paar pilti. Need on siis korterid, kes veel aru ei saanud, korterid. 2 tükki olen siin vaikselt ise ära sisustanud, ühe juures on kasutatud abikätt ja 3. on siis meie väikene butiik Pärnus, millega on ka natukene suuremad plaanid kui lihtsalt see väike butiik, mis seal täna on nõukogude ajast. Aga üldiselt spordimehed investeerivad, ma olen aru saanud, 3 asja. Või ütleme nii, et nad hakkavad 3 asja tegema. Kas nad hakkavad investeerima elukondlikkuse kinnisvarasse, ostavad üürikortereid, hakkavad treeneriks või spordipoodi pidama. Ma tegin kõik 3. Õpin praegu kehakultuuri.
Ja kinnisvara tuli tegelikult minu juurde iseenesest, et kellel poleks siis kodu vaja olnud, ikka on. Esimese kodu jätsin alles, teise kodu jätsin alles. Kolmandaga tekkis juba nii, et seal olen siiamaani, aga 2020 mälestusväärne aasta paljudele. Seesama vasakpoolne korter oli täiesti plaanis. Ostan, investeerin, sisustan ära. Siin pildi peal on muidugi paar eepilist feili ka. Üks on see põrand, teine on uksed, mille ma siis lasin ära vahetada, et kõik oleks ikka ilus. Tootluses see mitte mingit eelist ei anna. Et seda ma teist korda ei teinud. Küll aga, mida ma tegin 2020, siis oli plaan, mõtlesin, et olen hästi efektiivne. 2 korterit üksteise peal, mõlemad täpselt ühe planeeringuga, ühe suured. Saan mingisuguse massiefekti, võtan täpselt sama köögi, täpselt sama mööbli, teen suhteliselt, peaaegu identselt samu diivaneid ei saanud. Tegin, töötas super hästi, 21 samas majas, Covid juba hirmsasti peal ja mõne mõtlesin, et lähen natuke bluffin, et arendajal, et kuule, sa ei müü seda kindlasti seda 4-toalist ära ja tee soodsamaks ja ei teinud. Siis ma ikkagi väristasin kätt, et mis teha ja võtsin ühe 4 ka samasse majja. Ja see oli super otsus, sest kõik me teame, mis täpselt siis 2021 pihta hakkas. Hakkas see sama suur buum. Siiamaani kõik korterid alles, ma ei ole ühtegi nendest üüriportfelli ühikutest maha müünud, et praegu on kokku siis ühe tänava peal 6 sarnast ühikut, et mul ongi selline oma nišš, et ma ise kutsun neid ilusad tööliskorterid, et ma ei otsi mingit kesklinna vaadet, et ma alati vaatan natukene linnast välja sinna, kus on päris inimesed, päris töökohad, hea transport, kool, lasted, kõik olemas, aga ei ole seda kesklinna kallidust, meluelu päris peredele, et minu korterid on ka pigem suuremad, eelistan 3-4 toalisi, 1-2 on ka vanast ajast kätte jäänud. Selle paikesega seal on siis detailplaneering praegu töös, et on mõte teha, ma arvan, linna üks parimate vaadetega selline väike kortermaja. Ja kokku on siis üüriportfellis kohe on 9 ühikut, 1 lisandub veel Lõuna-Eestis Otepääle. Ma arvan, et 2/3 äkki on siis mul käega katsutav selline kivist vara ja siis on natukene paberit, aktsiad, võlakirjad. Funderbeami pole ka veel lõplikult nurka visanud. Aktsiate osas jällegi, et eelistan noppida üksikaktsiaid mänguilu huvides, et mulle jubedalt meeldib see mäng. Ka mäng nimega elu, et ma ei võta seda kõike liiga tõsiselt, aga väga palju ka kaotada ei taha. Fondide osas, indeksi osas aitab mind 2.–3. pensionisammas, nii et ma neid enam eraldi juurde ei nopi. Portfelli tootluse osas, siin kindlasti on palju numbrifänne, kellele meeldib Excel? Väga hea, teile midagi. Vaadake isu täis. Miks ma selle siia panin, on jällegi see, et ma ei ole numbrifänn, ma ei ole Exceli fänn. Et mulle jubedalt resoneeris sellesama festivali loo ja Tõnis Tõnise üks ettekanne, see oli aastad tagasi, ma kuulsin seda Äripäeva raadiost. Selle mõte oli, et mis on nagu piisav. Ja see idee nagu väga kannab, et ma arvan, et kuskil maalt ongi piisav, et ma ei ütle, et ei võiks 1 2 3 10 taga ajada. Mängu ilu huvides, mis mulle väga meeldib, oleks supertegevus. Aga mul on piisav see, et kui mul on vaja töötajatele puhkepäevi anda, esmaspäeval on rattapoes, järgmine nädal ka, tulge külla, siis ma saan seda teha. Kui mul on vaja olla näiteks koolinädalal koolis, siis ma lähen kooli. Kui mul on perega mõte minna juulikuus autoga Rootsi-Norra, siis me saame seda teha, aga selles mõttes need kõik tegevused ikkagi tasakaalustavad, et ma päris jalad seina peal istuda ei saa, oska ja õnneks nii hästi ei lähe ka. Ehk siis
ma arvan, et elu täna, see on natukene jälle selline filosoofiline, et mulle sellest piisab, et ma saan käia, olla. Mul on väga vedanud oma üürnikega. Ma ei tea, kas see on õnn või siis teadlik tegevus, et ma ei ole ühtegi üürnikku ise otsinud, et ma annan selle alati maakleritele. Maaklerid on siiamaani suutnud mulle väga head inimesed leida ja võib-olla see nišš, ilusad tööliskorterid, natuke suuremad, päris inimestele, päris pered ka töötab. Et miks ma selle niši avastasin, oli see, et ma olin ise täpselt samas olukorras. Läksime perega 2015 Pärnusse. Tallinnast läksime Pärnu, vaatame, et mis siis on, et hakkame kunagi maja tegema, üürime midagi nii kaua. Turul polnud ühtegi korterit, ühtegi 4-toalist, mis rääkisin oma saladuse välja. Pärnus ei olnud ja me oleks võtnud ükskõik mis, kus, et saaks aasta ära olla, siis mõtlesin, et aga ometigi selliseid inimesi nagu mina, minu pere peab ju veel olema. Nii et ma siis keskendun natuke suurematele korteritele, stabiilsemad üürnikud, kindel rahavõg, ma ei tee lühikest üüri. See lihtsal põhjusel, et mul ei ole seal ühtegi eelist konkurentide eest. Et kindlasti alati on inimesed, kes on sinust tõhusamad, töökamad nagunii, et mul ei ole nende ees eelist, kes seda Pärnus juba teevad niigi väga hästi, kõik on ära optimeerinud. Seega ma püüan siis leida seda klienti, kellega keegi tegeleda ei viitsi ja keda kõik mõttetuks peavad, et tootlus on madal, Pärnus tehakse suvel raha, mis kindlasti on ka õige, aga ma arvan, et sellega käib kaasas päris palju stressi ja teadmatust. Üks ilus loodusvaade, rohkem Excelit ei tule. Aitäh teile! Tanel, sul täitsa juttu jätkus ju. Sa arvasid, et ma pean 10 minuti pealt tulema? Jah, ma vaatan, meil tegelikult on veel isegi praegu aega. Ja. Just, saame küsimusi võtta. Kas ma kõigepealt annan võimaluse saalist küsida? Kas keegi kohe tahab? Siia. Aitäh väga hea ettekande eest. Kui lihtne või keeruline on tippsportlasel, kes on oma erialale pühendunud teismeast või isegi varasemast leppida tõsiasjaga, et tema karjäär saab läbi varem kui näiteks pankuril, õppejõul? Väga hea küsimus. Ma arvan, et see on reaalsus, mis tabab kõiki sportlasi varem või hiljem. Selles mõttes ma olen enda ma olen teadnud, et see ei kesta igavesti kogu oma karjääri. Kui ma olin 24-5, ma kogu aeg kartsin, et midagi juhtub, ma murran vaagna, ma murran seljas ja lõpeb päeva pealt, mul ei ole pangas mitte midagi, ma olen kõik riskid võtnud, ühele kaardile pannud, koolis pole käinud, mis iganes. See risk on alati olemas. Mina natukene maandasingi seda, et riski ettevõtlusega, ma olin täiesti oma karjääri, ma polnud veel isegi võib-olla tipul, ma olin ikka väga heades aastas, kui ma juba tegin selle rattapoe, et oleks mingi koht, kuhu maanduda. Et ma seda kindlasti julgen kõigile sportlastele soovitada, et tehke midagi kõrvalt. No pealegi, ma ei oleks suutnud sõita ainult rattaga, keskenduda ainult sellele, mis see plaanis kirjas on. Et ülevalt pea tahab ka natukene töö, et kindlasti ei tohiks karta võtta kõrvalt asju ja võib-olla siis teadvustadagi endale, et on ka elu pärast. Ja see on tõsi, meie parim enne spordis, ütleme laias laastus, 20–35. Arst, advokaat, mis iganes kõrgel tasemel spetsialist, põhimõtteliselt piir ei ole. Kas profispordikarjääri lõpetades olid tänu spordile tegelikult juba finantsvaba, ehk ideeliselt ei peaks enam kunagi tööl käima? Seda kunagi ma sinna ei pane. Jah, 2,5 aastat ma olen küll ise endale palka maksnud täiesti ausalt nende väikeste tegevuste eest, mis ma teen oma erinevates ettevõtetes. Aga jalgratturina on ennast ikkagi selliselt väga raske ära kindlustada, lihtsalt palgarahast on erandeid. Et ma arvan, on paremaid spordialasid, et kui te mõtlete, kuhu lapsed panna, jalgpall, tennis, korvpall, vabalt pange. Kas keegi tahab saalist veel küsida? Täitsa sealt tagant poolt. Kärilin pööra teistpidi. Aitäh. Hoian sind meeles.
Aitäh väga positiivse vaibiga ettekande eest. Seoses teemaga siis, mis oli su enda kõige olulisem kaotus, mis lõpuks osutuks võiduks? Ma arvan, et need samad tagasilöögid, tegelikult need kukkumised, kehvad hooajad, mis sunnivad natukene tagasi vaatama, analüüsi tegema, et miks nii juhtus. Okei, selles mõttes juhuslikust kukkumisest võib-olla ei ole väga midagi analüüsida, et kui see lihtsalt üks hetk on ees post või sein, siis hoia lenksust kinni ja vaata, mis tuleb. Et seal ei ole väga midagi enam analüüsida, aga siiski need vead, mis on tehtud, spordis ikka kogu aeg midagi juhtub. Et võib-olla see ongi, et tuleb nagu analüüsida, miks juhtus. Minu jaoks täiesti silmi ava kogemus oli see, kui ma läksin Kasahhide tiimist Ameerika tiimi EF Educationisse ja meil oli peale sõitu selline asi nagu debrief. Kasahhidel oli see, et kui võidusõit lõppes, läks raamat kinni, keegi sõnaga ei rääkinud, oli kuidas oli, läks hästi, lõime klaasi kokku, läks halvasti, sellest ei õpitud. EF, meil oli debrief, see oli minu jaoks nii võõras, et no mis me enam torgime, et pole 8 aastat keegi pole küsinud, et kuidas võidusõit läks ja nüüd me peame siin bussisõidus arutama. Ja ma arvan, et see oli mingi esimese võidusõit, teine päev, kus ma saan aru, et see on nagu mega asi. Suu puhtaks saime rääkida, mis valesti läks ja kui treeneritel, direktoritel oli öeldes, see öeldi kohe ära. Ei jäädud mingit vimma kandma, et super, kui midagi läheb hästi, tuleb kohe öelda ja kui midagi halvasti, tuleb sellele kohe tähelepanu juhtida. Palun, järgmine küsimus. Suurepärane, aitäh jagamast. Kuidas tippsportlased oma pensioniks valmistuvad, ehk siis kui sa oled nagu konstantselt hästi palju rattaspordiga tegelenud ja nüüd järsku lõpetasid profikarjääri ära, et milline sinu tänane sportlik päevapool välja näeb? Palju väntad? Hea küsimus, et ma hetkel olen nüüd kehakultuuri tudeng kuidagi ootamatult endalegi. Asi, mille ma kunagi täiesti välistasin, kehakultuur no go. Aga võib-olla ma läksingi selle mõttega, et mind jubedalt kõnetab mitte niivõrd sportlaste treenimine, vaid see, et me kõik liiguksime. Me ei pea üldse sporti tegema, et mind tegelikult see liikumisharrastus tervena elatud aastad kõnetab palju rohkem kui see, et kas ma suudan oma sportlase nüüd veel paremaks grammi võrra timmida. Et ma arvan, et sportlaste treenerina ma ennast ei näe, aga teid kõiki ma motiveeriks küll liikuma, nii et järgmine aasta võtame rattad kaasa, teeme hommikul tiiru siin. Suur aitäh, Tanel Kangert! Aitäh! Suur aitäh sulle!